Kui ma vaatan oma kätt, siis see märk asub siin. Ehk siis selle märgi nimi on ruunides algiss. Nimetissõrme all Jupiteri mäe ja piirkonnas ja liigub natukene päikese ehk sõrmuse sõrme suunas. Inimesel on märkisid paremas käes, ehk siis minul on aktiivne parem käsi ja mitteaktiivne vasak käsi. Vasakus käes on märgid, mis räägivad, et milline sa oled ja mis sinule on antud ja mida sa võid teha ja mida sa teed. Aga aktiivne käsi ehk siis parem käsi on see hetk praegu ja sinu tulevik. Ehk siis sinu vanuse järgi siin igal triibul tuleb oma vanus ja vanuse järgi võib öelda, et mis vanuses midagi juhtub või on juhtumas või näiteks kuidas lapsepõlves on juhtunud ja mis siis oli. Ja praeguse hetkeseisuga võib ka leida ja rääkida. Praegu ma räägin sellisest märgist, nagu näitab kana jalamoodi, ehk siis on ruunides algiss, ehk siis õnne, kaitse, teadlikkus ja nagu ärkvel olemise aeg. Ja nii nagu ma ütlesin, see on nimetissõrme all Jupiteri mäe piirkonnas ja liigub natuke päikese ehk sõrmuse sõrme suunas. Jupiter on seotud tahte, suuna ja enesekindlusega ja päike on seotud eneseväljenduse, nähtavuse ja loovusega. Ja see märk siin meenutab ruuni nimega algissi ja nii nagu ma ütlesin, et see on kaitsega ja teadlikkusega ja sellega, et inimene on nagu ärkvel. Aga kui ma vaatan seda käejoonte tõlgendusena, siis see ei ole ainult see üks sümbol, vaid mitme joone kohtumine. Siin on nagu ristuvad mitmed jooned, on joonte hargnemine ja seda võib isegi olla kahekordselt, nagu mul on näha, et siin on nagu kahekordselt. Hiromantias tähendab see ka pöördekohta elus ja korduvaid mustreid. Ja seda öeldakse ka nagu kana jalga, et nõiamärgina nagu esoteerilist inimest, kes siis tegeleb selliste hingeliste või selliste osab teiste inimeste tõlgendamise või sellise tunnetab kõiki erinevaid asju. Ja kui see on topelt, siis see ütleb, et sama teema tuleb nagu korduvalt tagasi. Et see on pöördekoht elus ja korduvaid mustreid tähendab see, erinevaid valikuid tähendab see märk. See tuleb tagasi, kuni ma päriselt midagi otsustan, et see nagu muster on see sama kogu aeg, et kõik asjad, mida ma teen, kõikide tegemised, asjad nagu muster, nagu oravaratas, kogu aeg see sama, aga et sellest välja tulla, siis ma pean nagu stoppama ennast ja otsustama, mida ma õieti teen. Et ma ei tee nagu uisapäisa neid asju. Muidu olen jälle oravaratas ja kõik asjad toimuvad. Et kui ma vaatan seda oma elukohal, siis ma olen just nagu selline, olen korduva valiku ees, et ma näen mitut suunda korraga, tahan kõike võtta näiteks ja siis mõtlen liiga kaua, jään oma mõtetesse kinni ja siis see valik läheb minu eest nagu lipsab ära. Ja samas on see ka nagu õppetund nagu märkama ja lõpuks kindlasti valima selle õige tee, mida peab valima. Ja see märk tegelikult ei määra mind ja ei peaks ka sind määrama, aga ta nagu peegeldab ja annab nagu väga hästi seda, mis minus nagu päriselt tundub või mis minus päriselt on. Laita mulle sõnum, tee pilt oma käest, et kas sul on ka sarnast. Et mis sinul nagu nüüd kõnetas minu jutus. Et väga huvitav oleks teada, et kas see jutt on nagu sinul seesama, et vaid sina võid valida, et mis sinu elus on praegu ja mis sinu elus tuleb, et tee ainult õiged valikuid oma elus. Selline märk siis. Tšauka, tšau!